Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan tutvustada teile täna sellist keskkonda nagu Kreasa Education. Selle alt leiab palju põnevaid asju, siin saab videoid töödelda, siin saab multifilme teha, aga meid huvitab täna just audiofailide loomine ehk siis helifailide loomine. Kui ma nüüd vajutan siin nuppu Tools, siis selle alla ta näitab kohe mulle terve hulga igasuguseid põnevaid võimalusi, mida ma teha saan ja valin siit siis audioeditor. Nii, audioeditoris on siis näha siis selline väli. Siin on siis layer'id ehk siis kihid, mida ma saan siis panna üksteise peale või üksteise kõrvale. Mul on võimalik siin seda kihti siis ka natuke muuta, näiteks valida siin värvi sellised, mulle paremini endale ta meeldiks. Ma saan panna talle nime. Näiteks ma panen siia praegu Kristi Hääl. Siis ma panen talle siin teise nime, panen näiteks heliefekt, sest ma tahan teile lihtsalt näidata, mida siin saab kõike teha, siis ma panen just sellised pealkirjad ja muusika. Nii, nüüd on mul need pealkirjad siia lisatud ja nüüd ma siis hakkangi valima siia asju. Mida ma siis teha saan? Üks võimalus on siis see, et ma otsin siit juba valikust muusikat, heliefekte või siis leian siit juba endal varem üles laetud meediafailide alt siis sobivad helifailid. Või siis saan ma ka ise lindistada. Selleks on siis olemas siin selline mikrofoni nupp, mis aitab mul siis lindistada. Nii, klõpsan selle peale. Siis ma saan kõigepealt panna siis sellele oma lindistusele pealkirja. Ma panen praegu talv selle pealkirjaks. Nii, ja siis ma saan siit settingute alt siis veel vaadata ka, kuidas mul see töötab. Kas mikrofon töötab, kuidas heli on. Ja kui kõik on korras, siis panen siit kinni. Nii, ja siis vajutan record. Küll on kena kelguga hangest alla lasta. Ja stopp. Nii, ja ma saan kohe seda siis kuulata, mis ma siin tegin. Küll on kena kelguga hangest alla lasta. Nii, ja kui mul olen rahul sellega, mis ma siin tegin, siis ma võtan store ja siis ta paneb kohe sellele ka nime. Ma panen praegu siia talv. Nii. Ja nüüd ta läheb mul kenasti siia üles. Nii, panen nüüd kinni selle siin. Näete, ta ise automaatselt viskab millegipärast selle siia 8. Mina tõstan ta nüüd siia ülesse, sest mul oli siin see nimi. Siin nendest nooltest saan ma siis nüüd seda helifaili kas siis algusest või lõpust natukene siis kärpida, kui vaja. Ja siis selle lükkan ta siia tagasi algusesse. Nii et selline on siis see esimene. Nii, vaatame kohe, mis mul siis välja tuli. Küll on kena kelguga hangest alla lasta. Nii, ja ta niimoodi mängib mulle kenasti sellega ette. Nii, nüüd ma tahan siia panna näiteks mingisuguse heliefekti. Nii, neid ma saan siis valida siit. No, võtame siit näiteks kirikukellad, võtame see sama esimese kohe praegu ja panen tema see teise ritta. No nii, nüüd läks kolmandasse, tõstame teise. Nii, ja jällegi ma saan teda liigutada siia. Ja nüüd on kohe näha, et see on palju pikem kui see teine, et kui ma tahan nüüd ühe pikkus, siis ma peaksin siit kohe kõvasti kärpima. Nii, lükkan ta siis siit kohe. Nii. Ja nüüd on juba peaaegu. Võtame siit natukese veel maha, sest ma tahan, et oleks selline ühe pikkune enam-vähem. Nii, nüüd lisaks sellele ma saan siis ka muusikat lisada. Nii. Kui ma siia nüüd klõpsan, siis annab ta mulle siin valikus erinevaid asju. Noh, ma praegu ei hakka siin väga otsima, ma valin siit kohe näiteks selle sama. No võtame siit sellise chill muusika. No, vaatame, mis meil siin on. Nii, no näete, siin ma saan siis kohe ka kuulata seda helifaili. Nii, mulle sobib, panen kinni ja lohistan selle siit siis kenasti siia, kuhu ma tahan ta panna. Nii. Ja jällegi ma vaatan, et see on palju pikem, siis lõikan ta siit tagant lühemaks. Nii, ja nüüd on mul siis ka selline muusikataust siia pandud. Nii, ma saan siia ka siis ise üles laadida faile. Näete, kui võtan siit selle meediafailid, siis siit saan kohe natukene edasi lindida. Uploadid. Et siin on nüüd näha need, mis ma olen siis ise üles juba siin tõmmanud omal. Nii, ja no näiteks ma võtan siit tuule ka veel, paneme selle ka veel siia, vaatame, mis siis välja tuleb. No, millegipärast ei jäänud siia, nii nüüd tuli. Paneme selle ka siia, no vaatame, mis siit kokku nüüd tuleb. Küll on kena kelguga hangest alla
nii, no praegu on selline paras supp. Nüüd, kui ma tahan niimoodi, et minu hääl kostaks kõige tugevamini, siis on mul võimalik siit ka natukene neid sättida. Praegu on need kellad on väga tugevad, siis ma saan seda häält siin maha keerata. Nüüd on mul võimalik ka panna kõik need lukku, mis ma siin teinud olen. Näiteks ma panen nüüd selle lukku, siis see enam ei muutu, et ma ei saa seda siin ka kärpida ega midagi teha. Nii, ja vaatame, mis siis nüüd sai. Nii, paneme algusest. Näete, nüüd kellasid pole praktiliselt üldse enam kuulata. Nii. Panen selle siit nüüd kinni ja vaatan, kas ma muusika saan ka natukene valjemaks. No see ongi meil juba põhjas. Nii, panen selle ka lukku. Nii, ja panen ka oma hääle nüüd lukku, et ta enam siit ära ei nihku. Nii, väga hea. Saigi valmis. Nii, kui ma olen nüüd selle valmis saanud. Nii, siis on siin vasakul nurgas on selline nupp, kuhu peale vajutades saan ma siis avada erinevaid helifaile, neid salvestada või eksportida. Neid mikse, mis ma siis ise olen siin kokku pannud. Nii, ja nüüd, kui ma tahan siis salvestada, siis ma valin siit selle Save As. Siis ma saan ta salvestada. Nii, paneme kohe siia nime ka talle. Talv. Nii, võime kirjelduse ka veel panna siia juurde. Nii, ja okei, ma võin seda siia ka Linuxi teha ja siis jagada teistega. Ma panen praegu lihtsalt okei, nüüd ta salvestab selle töö ära. Ja kui ma nüüd oma kodulehele lähen või oma homepage'ile, siis ma saan siis seda oma helifaili siin näha. Nii, see oli üks võimalus. Siis on mul võimalus ka siis oma helifaili see importida või siis eksportida. Nii, no. Nii. Nii, ja nüüd ta siis hakkab seda siin eksportima. Ja jällegi selle ma leian siis nii eksporditud helide alt kui ka siis kodulehelt. Nii, ja okei. Nüüd ta eksportis selle sinna ka. Ja kui ma seda siis nüüd jagada tahan, ma nüüd võtan veel kord siit lahti selle Save As ja tahan jagada, siis ta... Nii, nüüd ongi, et ma saan siis sealt oma selle kodulehelt siis teda jagada ka. No nii lihtne see siis oligi siin. Kui ma olen siis lõpetanud, siis ma võin täiesti rahulikult selle siis lihtsalt kinni panna. Ja kui ma nüüd lähen siia samma enda selle juurde, siis on, näete, My Media Files on siin olemas. Ja siin ma siis näen kõiki neid, mida ma olen siia üles tõmmanud. Nii, ja nii, Sounds on mul siin. Ja kui ma nüüd võtan Home, siis on siin My Sounds ja selle alt ma leian siis need enda katsetused, mis ma siis teinud olen. Ja saan neid siis siit veel muuta, saan neid jagada ja saan ka kustutada, kui ma tahan. Mõnusat katsetamist teile Krease audioeditoriga. Teiega rääkis Kristi Rah.